rändama sa minna, siis olgu sulle selge see. Mul teada on kõik maadlinnad, ma juhatan sul õige tee. Mu nimeks Gloobus. Ma kõike tean, seepärast rändureid ma abistama pean. Tere, Gloobus! Ütle mulle, mitu sammu on siit Ameerikasse? Siit Ameerikasse on väga palju maad. Näe, vaata, siit üle ookeani siia. Aga kas siis Aafrikasse on vähem maad? Aafrikasse, kuule Buratino, ega sa ei kavatsete jälle seiklema minna? Mitte seiklema, vaid rändama ja seekord mitte kuu peale, vaid otse ümber maakera. Näe niimoodi. Oi, kui põnev see on. Ookeani kaldal sulistavad krokodillid sulla-mulla, sulla-mulla ja palmide otsas turnivad ahvipoisid ja neegripoisid tantsivad ümber kaktuste ja põristavad oma trumme. Kui tagasi jõuan, olen kuulus maailmarändur. Oi, sinu käes käib kõik ikka nii libedasti, et ajab lausa naerma. Naera, kes pärast naerab paremini, küll sa näed, praegu lähen jala, aga tagasi tulen juba elevandi seljas. Kuid enne peaksid sa palju õppima. Kas sa üldse tead, kus asub Ameerika, Aasia, Aafrika? Tean küll, iga maa asub täpselt seal, kus ta olema peab ja praegu mul pole küll aega neid gloobuse pealt otsima hakata. Tähendab, minu õpetusi sa ei vajagi. Praegu pole mul küll isu neid kuulata. Hästi, võin ka vaikida. Kes küll ütleks, mitu sammu on siit Ameerikasse? Pole kohta, kus saaks rahulikult mõtelda. Mille üle te siin nii kangesti mõtlete? Vaata sinu väikesesse peanuppu, need suured mõtted juba ei mahu. Viisakamalt, noorsõber, viisakamalt. Esiteks ma ei ole teile mingisugune sina, vaid teie. Ja teiseks, ma olen kõige haritumaid putukaid. Ma olen viibinud kõikides koolides, loengutel ja nõupidamistel. Aga seda sa ikka ei tea, mitu sammu on siit Ameerikasse? Tean täpselt 57 sammu. Kas minu vastus rahuldab teid? Ainult 57 sammu, kui kohe lähen, jõuan õhtuks kohale. Pidage, kui ma ei unusta, te unustasite mind tänavast. Aitäh sulle, kärbsetaat! Viisakam oleks öelda tänud teile, lugupeetud professor. Võib ka nii, nägemiseni professoriaat. Viisakust on vähe võitu. Ja nii alustaski Buratino oma kuulsustikast maailmareisi. Mina olen Mutt ja mina olen Mutt. Jookseme me vutt. Tantsulööme päita järeleme me leiesta. 55, 56 ja 57 samm. Olengi Ameerikas. Harra! Tere, neegripoisid! Ei tea, kas need neegrid siin Ameerikas nii ära ehmatanud on. Tulge välja! Atsi! Huvitav nimi. Ja mis sinu nimi on? Köh. Naljakad nimed ja teie oletegi neegrid ja elate Ameerikas. Meie oleme mutid. Teie oleme maa all. Mis mutid? Mis rumalat juttu te nüüd ajate? Oleme jah mutid. Aga kas te pestes valgeks ka lähete? Ei tea, ei ole proovinud. No siis tuleb proovida. Olete sama mustad kui ennem, tähendab, olete te neegrid ja jutul lõpp. Mina olen neeger ja mina ka. Ja et tiiger teid ära ei sööks, ronige nende palmide otsa. Ma ei saa, ma ei julge. Oodake, ma aitan. Vaadake, et te sealt alla ei tule. Muidu võib teil kehvasti minna. Aga mis meie nimed olid? Sina, Tših, oled neeger ja sina, Köh, samuti. Pidage seda meeles, nägemist. Mutikesed, kus te olete? Siin. Kus? Siin. Kus siin? Puu otsas.
Te mu põrgulised, kuidas te sinna saite? Me oleme nüüd neegrid ja pugesime tiigri eest peitu. Mis neegrid? Mis tiigrist te räägite? Oleme jah neegrid. Mis küll mu vajakestega juhtunud on? Mida teha? Lähen kohe öökooli juurde. Küll tema juba teab, mis see õige roht on. Aga alla me ikka ei tule. Ei tule. Kui sa oled maiasmokk, Siis pead olema ka kokk. keetma talveks mitu noosi. Hästi haput õunamoosi. Varsti moos meil juba keeb. See me tuju rõõmsaks teeb. Naljakas, kaktused räägivad. Kaktused, mis kaktused, selge nõelapuru. Minu teada kaktused üldse ei räägi. Kes teid rääkima õpetas Isa, ema, ja käima? isa, ema. Naljakas. Minu teada kaktused üldse ei räägi ja ei käi ka. See käimine, see on veelgi kahjulikum. Te kuivate ära ja ei kasva kunagi suureks. Aga me tahame just hästi suureks kasvada. Veel suuremaks kui isa ja ema. No siis seiske ühe koha peal ja ärge enam rääkige. Ega me enam ei käi ka. Ja ei räägi ka. Seda võiksite teile ikka ütelda. Kus ma siit endale elevanti leiaksin? Te ei tea, kas te üldse elevanti näinud olete? Lootus, et on veel nendega jutule saada. On alles okkalised iseloomud. Noh, kas moos on valmis? Tulel olete lasknud ka ära kustuda. Kas te läksite tülli? Tulge, ma lepitan teid ära. Kui ema teiega räägib, siis tuleb käsku täita. No rääkige, mis on teiega lahti. Me ei oska rääkida. Kuidas? Ja käia me üldse ei tohi. Aga targemaks lugu läheb. Rääkige ruttu, mis on teiega lahti. No nüüd küll ei tea, mida teha. Keskil annaks hea nõud. Lähen öökooli juurde, küll tema juba seda õiget rohtu teab. Aga käima me ikka ei hakka. Ja moos käib põhja. Aafrika nüüd olen ma risti läbi käinud, aga elevanti ma pole ikka leidnud. Trahvipoiss! Kahju, et mul käbi käepärast poleks. Muidu oleksin ma sind sama viisakalt teretanud. Solvusid või? Aga sa oled ju ahv. Mina ahv. Nüüd oleks mul veel teist käbi vaja. Minu pärast loobi see mets käbidest tühjaks, aga ahv sa oled ja ahviks sa jääd. Aga miks mind siis siin oravaks hüüti? Nähtavasti sellepärast, et sa ei andnud õiget ahvimõõtu välja. Kõik loomad, kes Aafrikas puu otsas turnivad, on ahvid ja suuremad on ahvipärgikud. Tule siia, ma ootan, kumb sina oled. Sa oled minust väiksem, järelikult oled sa esialgu ahv. Aga kui sa suuremaks kasvad, võid ennast ka pärdikuks pidada. Aga nüüd ma õpetan sulle, kuidas ahvid rääkima peavad. Pane hästi tähele, sa pead teise jutu järele ahvima. Küsi mult midagi ja ma õpetan. Mis su nimi on? Mis su nimi on? Mida ma nüüd pean küsima? Mida ma nüüd pean küsima? Aga sa ei vasta ju üldse. Sa ei vasta üldse. Sa ajad rumalat juttu. Sa ajad rumalat juttu. Kas see ongi ahvide keel? Kas see ongi ahvide keel? Jah, nüüd on sul ahvide keel selge. Lihtne keel, eks? Väga lihtne. Nüüd, kui mu ema koju tuleb, siis ma räägin temaga ainult ahvide keelt. Mina olen ahv, siis peab tema ka ahv olema. Loomulikult. Kuule, kas sa tead, kus ma siit endale elevanti leiaksin? Seda mina küll ei tea, aga minu kõrgemate puude otsas. Võib-olla tema teab. Millal ta koju tuleb? Päikseloojangul. Sinna on veel palju aega. Kuule, kas siin kusagil pikale ei saaks visata, mu jalas on üpris väsinud. Tule kaasa, ma viin su liftiga 5. korrusele, seal asub meie võõraste tuba. Lähme! Nii, nüüd jätkub pähklid kogu talveks. Aga kuhu mu väike Värne on jäänud? Siin sa oledki. Siin sa oledki. No, kas kõht läks tühjaks? Kas kõht läks tühjaks? Ma teen pähkleid. Ma teen pähkleid. Miks sa mu juttu kordad? Miks sa mu juttu kordad? Jäta kohe järele. Jäta kohe järele. Vaata, kui võtan vembla. Vaata, kui võtan vembla. Ei, nüüd on lugu lahti. Ei, nüüd on lugu lahti. Lapsed, kas teie teate, kes teda niimoodi rääkima on õpetanud?
lapsed, kas teie teate, kes teda niimoodi rääkima on õpetanud? Buratino. Buratino. Kus see Buratino on? Kus see Buratino on? Meie majas. Meie majas. Küll kohe öökooli juurde minema ja nõu küsima, mida selle Buratinoga peale hakata. Nüüd peab kohe öökooli juurde minema ja nõu küsima, mis selle Buratinoga peale hakata. Jälle olete te liiga vara. Kas teie siis ei tea, et minu kõnetunnid on ainult öösiti? aga mu pojakesed. Tean, on need neegrid istuvad puu otsas. aga minu lapsed ei räägi enam üldse ja on ühe koha peal ja vaikivad. Ja nad mängivad, et on kaktused. Naljakas. Enam kui naljakas. ütelge, mida teha. Mulle tundub, et täna ma ei saa teid aidata, sellepärast et vaadake, puu on liiga valge. Ehk tuleksite homme. Homme? Homme. Aidake, armas öökooli emand. Minu poeg on aru kaotanud. Muudkui räägib, et ta on ahv ja mina olevat ahvipärdik. Kui ma ei eksi, siis teie poeg oli orav. Ma tahan seda praegugi. Ainult keegi pika ninaga Buratino on talle ahvide keelt õpetanud. Oi, te ei tea, see on väga hirmus keel. jälle see Buratino. kui ma ta kätte saaksin, siis ma näitaksin, mitu okast mul kasutuses on. Nagu teie jutust võib järeldada, siis meie metsa olukord on tõepoolest täbar. Kohe helistan elektrijaama kuu ja palun neil tänase ööpilvedega veeta. Tere, siin öökuli. Jah, kas te palun saaksite meie metsa mitte nii väga valgustada täna öösel? Mu töö nõuab seda. Aitäh, kõike head teilegi. Nii. Korras? Kellest me siis alustame? mina esimene. ei, kuidas me ju tulime korraga. Minu õnnetus on teie omast suurem. Palun laske mind ette. ei luba, järjekord on järjekord. Rahunege. Kui te niimoodi, ma ei tea, kuidas isegi, kui te nii teete, siis võib kuul jääda mulje, et me peame siin mingit laata ja ta võib uuesti täisvalgusse sisse lülitada. On vaja kindlaks teha, kes üldse on see Buratino, kellest me räägime. B. Tiina. Uust poisike, hopleja ja kiidukukk. Ja sulgudes sugugi mitte nii tark, kui te ise arvab. No selge. Aga kas keegi teab, kus ta hetkel asub? Ta on minu majas võõraste toas. Kas ta magab või on ärkvel? Murskab. Järelikult magab. Nüüd ma palun, et te tooksite otsekohe minu juurde. ma ei julge. ma kardan. Palun täitke mu korraldus. Seda tähtsat nina olen ma varemgi näinud. Televiisoris või kinos, aga kunagi pole ta enda tarkusega hiilanud. Äratage ta. Kus ma olen? Kas Ameerikas või Aafrikas? Laste uurid pisut. Ikka Aafrikas. Ma olin ju ahvide majas. Buratino, mul on sulle üks küsimus. Ainult üks. Minu pärast võib neid rohkemgi olla. Kas sa tunned, kes on need loomad sinu ümber? Tunnen küll. Neeger, kaktus ja ahv. Aga teid ma küll ei tea. Teid ma pole vist ennem kohanud. Äkki te olete mingi kakadu või jaanalind? Võtke teadmiseks, et mina olen öökull. Öökull. Aga kes te päeval olete? Sellele küsimusele on raske vastata, sellepärast et päeval ma magan, puhkan. Kuidas ma üldse siia sattusin? Nemad tõid su. helikopteriga. Äkki lendab minema? Helikopteriga. Oi, kui põnev. Nii, aga nüüd ma jagan teile tarkuse raamatud. Ja kui te need oma lastele ette loete, muutuvad nad neegritest muttideks, kaktustest siilideks ja ahvidest oravateks. Ja kui te juba ära lähete, äkki viiksite Buratinoga koju. hea, et sa ikka tervelt tagasi tulid. kas saame sõpradeks? Minugi poolest.
ega ma seda maailmareisi veel pooleli ei jäta. kui tahad rändama sa minna, siis olgu sulle selge see. Mul teada on kõik maalinnad, ma juhatan sulle õige tee. Mu nimeks Gloobus, ma kõike tean, seepärast rändureid ma pistama pean. On Gloobus teejuhiks meile, ta reisib meiega kaasas igal pool. Ja täna täpselt nagu eile on ühtemoodi lõppmenool. Nägemiseni, sõbrad! Nägemiseni!